Jõu tüübid, Marti siinpool, kaamera taga Martis lapis minu selja taga 3 kutsikat, kelle me siis võtsime kaasa. Nii et ja sõuame just hetkel ühele, kuidas me ütleme siis niuksele sellele asustamata saarele. Kohale jõuame, paneme kohe saunakütte, vaatame, mis siin saarel meile pakkuda on. Ja teie näete siis meie kõikides tegemistes selle video näol seda behind the scenes'i. Nii et haarake endale väike jook, väike snäkk ja asume asja kallale. Mida sa teed, Carlos? Mida sa teed? Korraga nüüd. Korraga tõmbate. Carlo, Marle leid pidi. Tegelikult ma olen ise ammu maas juba, aga ma ei tea, mis nad jamavad siin. Isake kõis mulle. Ma teen välja. No nii. Jaa, läheb. Mul oli kuradi surmahirm juba nende tüüpidega see seilata. Mina ei pidanud saada aru. Mina ütlen. Saate aru, et ma olin terve kaldas, onju. Et nagu, kuidas ma muidu filmisin teid. Kõige oleme korraks mõtleb, teeme ilusa kaadrit, nagu päriselt sõuame ka. Teie ülesandeks on see saun küdema saada. Ma arvan, et sa saad väga hästi sellega hakkama, sa oled siin kekutanud küll, et sa oled suur poiss. Kutsid juba kasvavad ka, jah? Põlissaarlane. Nagu 30 juba. Tere tulemast siis MTV Kriip. Tulge sisse. Vaata, sa isi eest ära ütleb mees, olen normaalne. Tulge sisse. Näe, siin on veel ohi. Ja seda hakkame me kütma. Vabassi. Carlos, kuidas sa ei tea, et keegi poleks väiksemad puud, et parem ja vähem läheks? Et parem kõigepealt kõige väiksemad puud. Lapid sina kui vana maamees. Mis sa arvad, kui nagu objektiivselt hindate nende oskust siin panna? Ma ei viitsi sekkudagi, lihtsalt see nagu tehniliselt kõik ebakorrektne, aga las nad teevad, nagu tuli sütib ikkagi selles suhtes. Ja laseme õhku, et nagu tulik läheb edasi. Aga päris hea saun, päris soe juba. Poisid on siin asunud juba saunatama, samas kui meie Lapinsiga vaatame siin, kuidas küll saaks neid videoid tööle asuda. Poisid ainult löövad lulli. Selles vaata maameestel tavaliselt ei ole siukest võimalust igalt poolt elektrit saada, aga siis meil on siukene suur osi, see on tegelikult elektrigeneraator. Aga vaatame. Vaatame ka seda. Ma olen seda ühe korra tööle pannud, vaata. No Lapins, kas äkki oli probleem sellest pentsari otsas või? Ma ei tea, ma mõtlesin, et need panevad õhu pealt. No vot, bensiini oli vaja. Vahepeal on Lapins pannud siis valgused püsti ja asume kohe varsti sauna. Kuidas sul tuju on? Ülitore, kõike nii hästi. Selles suhtes minule meeldib noorte inimeste suhtumine. Linna inimesed ajavad veits närvi, nad ei pane kätt külge. Aga tööd võiks küll teha natukene, on ja. Aeg läks, aga asja sai. Ahi on nüüd aga lõpuks soojaks köetud. Tule lauaks. Enne kütame. Poisid, ma räägin teile ühe loo ka samal ajal, kui me siin saunas olin. Räägi. Samal ajal. Ja igatahes minul oli niimoodi, et ma olin 14-aastane. Ja siis üks tüdruk ütles mulle niimoodi, et talle meeldis üks teine poiss oli. Ja siis teist poissi kadedaks ajada. Ja siis ta suudles mind. Ja sa ikka veel räägid. Ja siis ta suudles mind. Kurat! Kõik see kull ja trall on läbi. Nüüd hakkame sööma, sest me oleme diplomaat New Era. Vabandage, me teeme dokumentaalfilmi siin. Vaja, selleks muusikavideo teha. Vaata seda. Räägib kõva mees, teadki kes ta on. Vaata ennast korra. Oot, ei, seda me ei tee niimoodi. My mind's telling me no! My body! No nii, igastahes teised kutid on praegu sees ja mina isiklikult Carlos Kolk ja kaamera taga Rauno Raiesmaa. Võtsime siis, et peaks ühe õhtusöögi veel tegema. Me võtsime ikka Saaremaa vorsti, hopsti. Kõigepealt meil on puid vaja, seega lähme toome neid. Siit me tavaliselt võtame siis puid. Need küll ei ole meie omad, aga tulevad abiks ikka. Aga võtame siis väiksemaid siit poolt. Appi! Mis asi see oli, mees? Uks läks ise! Mees uks! Okei, tohi ma tõmban normiks ära nüüd. Vaata, miks me siukest sõidet teeme, me teeme tegelikult lihtsalt süüa tegema neile ju. Oi, ongi valmis. Ongi valma. Aga nüüd lähme annamegi rahvale teada, et kõik vorstid said grillitud. 3 tundi! Ei, 2,5 oli. Kust küll. Aga valmis nüüd, tavai, tuleme lähme. Nagu muidu poisid, props, väga hea töö. Tublid olite. Et homme ei nüpelda teid hommikul. Igal juhul
kena õhtut teile, meie näeme teiega hommikul, ma loodan, et vasti näeme veits paremas olukorras, kus mul silmad kipitavad selle lõkke pärast siin juba. No nii hommikust, miks sa Siukse lärmiga sisse, see ei toimi niimoodi, sa pead vaikselt tiilima, sa ei käinud need asjad. plats juba, hetkel on kell 9, ma pean juba... Kurat, kui ainult kohe, kell on 9. Ma oleks püsti tõusnud nagu hommikune reaktsioon. Kas tuleb natuke tagant aidata? Ma arvan, mis tuleb jah. Mida sa tahad? Lapin seal. Lapina. Siin olen poisid, kurat, te või mitte kunagi oodata. Gregor, räägi asja. Kus me oleme? Eestimaal. Põllumaalik. Eestimaal. Saaremaal. Me hakkame ATV-ga sõitma. Me hakkame tallispordialasid tegema nüüd siin kõik ükshaaval. Võtta, me nüüd selle paadiga siia jõudsime, järgmine päev on ka muideks juba ammu, te juba teate, aga näed, no on ju, selle paadiga Põhi on täiesti katki. just. Kõik on katki. Ja nüüd on küsimus, kuidas me siit saarelt minema saame? Nüüd on see... Nüüd tuleb see poll, vaata. 3 võimalust, kas me läheme paadiga ära. Kas me läheme vesirattaga ära. Või me lendame Saaremaa ja lennuliinidega ära. Aga meie see reisike Saaremaal hakkab otsa saama, oleme ootamas praami järjekorras. Nutilife. Vaatad filmi samal ajal. Jah, et meie olukord ongi läbi saamas. Pool tundi on jäänud selleni, et me saaks laevale minna. Ja poistel on kõhud juba tühjad. Ma tean, et siin on niisugune vahva kohake, kus sa saad osta endale väikse mõne snäki. Vaatame, mis sellel Kuivastu sadamal meile pakkuda on. Sa ikka räägid, aga ülipikalt madal. Nagu te näete, siis kaptenimüts on ammu juba asetatud eemale. See hakkab pea kiilaks minema. Mitte just sellepärast, aga seda laeva mina siin enam ei juhi ja me oleme jõudnud oma teekonnaga lõpupoole. Ja meie lõpetamegi siit, et mul ei ole mitte midagi muud öelda. Et rohkem videosi ei tulegi, jah. Jah, see oli teiega tore. Auf Wiedersehen, tschüss. Ei, vale kanal. Juuu!